Peekina. Kas Kristiina on siin? Tule siia, Kristiina. Sellel töötoal on siis eestikeelne töötuba on siis üldpealkirjaks, aga teemasid on siin erinevaid. Teiseks kutsun esinema Kristiina Tširukina Sillamäe lasteaiast Päikseks ettekanne pealkirjaga Loome, mängime ja õpime. Mina töötan osalise keeleõppega rühmas ja soovin teile tutvustada meie rühma projekti Loome, mängime ja õpime. Ja projekt on koostatud ühelt poolt ettevõtlik pool programmi alusel ja see tähendab, et üheks eesmärgiks on arendada lastele algatusvõimet ja ettevõtlikkust varasest east. Ja teiselt poolt, kuna meie rühm töötab osalise keelekümbluse programmi järgi, teiseks projekti eesmärgiks on tõstata lastel huvi eesti keele õppimise vastu ning anda neile erinevaid võimalusi selle omandamiseks ning rikastada meie rühma õpikeskkonda. Nii, seega nende eesmärkide saavutamiseks meie lapsed meisterdasid oma kätega mängud ja rikastades meie rühma õpikeskkonda, said lapsed ka tuttavaks erinevate meisterdamisviisidega ja erinevate asjade ja esamete omadustega ja vastava sõnavaraga, kuna isegi valmistamise etapil terve suhtlemine toimus eesti keeles ja kõik juhised olid antud eesti keeles. Ja kõikide mängude abil saab aktiviseerida nii emakeele kui ka teise keele sõnavara ja omandada uusi mõisteid ja harjutada oma keeleoskust ja eesti keele kasutamist erinevates olukordades. Kindlasti mängude valmistamisel võtsid osa ka laste vanemad ja teised partnerid, näiteks teiste rühmade lapsed. Nii, mängud olid meisterdatud mitmetest materjalidest, näiteks soolatainast, siis erinevatest kontoritarvetest ja rõngast ja nii edasi. Ja nüüd mängudest. Nii, soolatainest meie tegime esialgu mängu geomeetrilised mustrid. Siin natuke seletan lahti, et soolatainest lapsed ise nad valisid soolatainest määratud paksuseks ja siis lõikasid joonlaua abil erinevad ristkülikud ja siis kolmnurgad ja topsu abil ringid. Pärast need tahlikesed olid ära kuivanud ja kõvastunud ja siis lapse kätega värvitud ja meie õpetajate kätega lakitud. Ja selle mänguga lapsed lauavad mustrid ja erinevad kujud ja nii skeemide järgi kui ka iseseisvalt ja siin nad harjutavad värvide nimetamisel, kondite nimetamisel, siis loendamisel. Ja see mäng sai nii ilus ja põnev ja lastele niivõrd meeldis, et meie otsustasime teha veel mänge noorematele lastele kingituseks. Siis meie tegime esialgu püramiidid värvitud soolatainest, eelnevalt värvitud soolatainest, kus saab ka harjutada värvide ja suuruse näiteks nimetamisel, siis õigel suuruse järgi järjestamisel, nii loendamisel ka ja see kogemus sai ka niivõrd edukaks, et siis järgmisel korral meie otsustasime kutsuda väikese lapsi enda juurde ja õpetasime neid voolida värvilisi helmeid. Nende helmete abil saab ka värvide nimetusi omandada ja helmeid siis lugeda ja kindlad järjestust kinni pidada. Nii edasi, sel aastal oleme juba suured lapsed ja kuna juba meie oleme tuttavad numbritega, meie tegime seda mängu matemaatiliselt küpsised, mis sobivad nii värvide ja numbrite õppimiseks, aga meie juba kasutame neid tehete sooritamiseks, lihtsamateks tehete sooritamiseks. Liidame ja lahutame nuppe ja numbreid. Nii edasi meie tegime tähestikuga küpsised, õpime tundma tähed, laame nendest erinevad sõnad.
sedeli järgi ja nii iseseisvalt ja kasutame seda hommikuringis ja ütleme nii vabategevuses. Nii, pärast me saame videot sellest vaadata. Nii. Veel üks põnev mäng konstruktor kivikesed, mida meie meisterdasime tärklisse ja söögissooda keevitatud bowlingsmassist. Nende kivikeste abil lapsed ehitavad hooned, me juba ei räägi sellest, et nad nimetavad värvid ja kujundid ja nii edasi. Nad ehitavad hooned ja siis lauavad mingid kujud ja omandavad ka lisaks siin ruumilisi mõisteid eesti keeles. Mõned mängud olid tehtud erinevatest kontoritargetest, näiteks ruumil olid patriinud, mis oli tehtud paberist, kus lapsed harjutasid kääridega lõikamise oskust, nad lihtsalt tegid kõike ja said ka mängu majanduslikku selle valmistamise kogemust. Ise tegid. Nii, lehtedega mäng lehekene kollane salmikese järgi, kus lapsed värvisid lehekesi ja pärast ajasid läbi nende lehekeste niidi. Meie paneme neid endale kaela ja siis mängime liikumismänge, näiteks koguneme salmi sõnade järgi, kas paaridesse näiteks lapsi lehekene või siis rühmadesse, näiteks vahtralehed või siis kaaselehed ja nii edasi. Nii. Täringumäng, kasulik, kahjulik, nende mõistete õppimiseks ja kuna oli mõeldud, et lapsed mängimise protsessis seletavad teineteisele lahti, mis toit on kasulik ja kahjulik. Tegelikult elab arutelu sai sellest mängust isegi valmistamise etappi, mille toitu me kleepime punasele ruudule, see tähendab kahjulik toit, millise rohelisele ruudule, mis on kasulik toit, ja millesse kleepime kollasele ruudule selles mõttes, et mida saab süüa, aga harvemini ja näiteks väikestes kogustes. Edasi meie tegime lastevanematega meistriklassi raames, meie tegime mänguasjad suveniiriks. Näiteks loomememmed sokkidest jõululaadaks, traditsiooniliseks meie lasteajast jõululaadaks, mille abil saime oma tehtud asjade ostu-müügi kogemust ja nagu te näete, isegi isad võtsid osa sellest meistriklassist. Nii. Edasi tegime lastevanematega kiirevad hiire. Lapsed tegid soolata ennast sellised toorikud, mille sisse nad panid sellise niidi ja pärast meie kutsusime lapsevanemaid ja keerasime nendega lõnga nende toorikute peale ja siis kaunistasime pisikeste asjadega ja need hiired said jällegi nii ilusad ja sellised elavad hiired, et meie saime kinkida isegi pool nendest, nii palju saime. Need on meie rühma hiired, aga peaaegu sama kogus meie kinkisime lastele naabrimajast, kes samuti õpivad eesti keelt osalises keelekampluses. Nii, hiirdega meie harjutame siis kirjeldamisoskused ja teeme sellised väikesed lühikesed palad nagu dramatiseeringud. Harjutame suhtlemisel näiteks üldiselt ütleme siis tere, kuidas sul läheb ja edasi, kuhu sa jooksed, saab nii mängida. Nii, lastevanemate kätega olid meisterdatud üllatusruudud esemete kompimiseks ja nimetamiseks. Siin lapsed leiavad esemed kas ühekauba või paarikauba ja kindlasti nimetavad nende, mis vahe nendest on. Näiteks pikk pliiats või lühike pliiats. Nii, ja suur osa mängudest on tehtud teistest erinevatest asjadest, näiteks kiired kilpkonnad, mis olid tehtud kõrrest, siis õngast ja kreeka pähklikoorest peenmotoorika arendamiseks, selline kiirusmäng. Edasi pikk madu kirjaklamritest, samuti peenmotoorika arendamiseks, aga see on selline püsivusmäng, arendab ka püsivust. Mäng ruumilise mõtlemise ja kujutlusvõime arendamiseks on võelukujundid, kuivaks tõmbunud majapidamislapist, nagu näete. Edasi mängu kalapöög. Meie tegime koos isadega, lapsed tegid erinevaid kalu,
aga lisalt aitasid meil meisterdada õngad bambuskeppidest ja magnetist. Seda mängu meie ka kasutame kirjeldamisoskuse arendamiseks. Jällegi vaatame pärast natuke videot. Nii, mäng võluribad, mis oli tehtud takjapaelast, kus saab ka ruumilise mõtlemise arendada ja siis kujutlusvõimed, aga tegelikult ka kätejõudu treenida, näiteks lihtsalt kinnitades ja lahti tehes neid ribad ja tehes selliseid keerukamaid kujusid. Nii, edasi nädalapäevapikud, mis oli tehtud plastkarpidest, vatitikudest ja siis siseliimust paberist. Siin meie harjutame meie omandame nädalapäevade nimetusi, siis järjestame neid õigesti, omandame ajamõisted eile, täna, homme ja lisaks ka igasuguse teema sõnavara, näiteks eile me nägime parest, näiteks täna me nägime õues kajakat või näiteks täna me voolime, homme me joonistame, värvime või midagi. Nii, edasi selline osalusmäng püüa kinni, jällegi plastpudelitest ja iseliimuvast paberist, millest suur osa kinkisime ka lastele toidulasteaiast. Mäng naerupallid, mis oli tehtud õhupallidest ja jahu ning hirsissegust. See ka sobib peenutoiga arendamiseks, kätemassaaži ja nendest ka saab erinevaid kujusid teha, näiteks kui me õppisime köögiviljade ja puuviljade nimetusi, siis meie kasutasime seda, tegime õuna, pirni ja nii edasi. Nii. Ja siis viimane selles ettekandes mäng, liikluslinnas, paberist ja muust erinevatest asjadest, liiklemisreeglite tundmaõppimiseks. Ja nii siis pean ütlema, et kasutame iga võimalust mitmekesistada meie rühma õpikeskkonda ja anda lastel kümmelda teise keelde põnevalt ja mänguliselt ja arendada nende emakeeld ja siis õpetada eesti keelt kaasa haaravad. Meie projekt kestab juba teine õppeaasta ja meie kavatseme seda jätkata ka järgmisel poole aastal. Ja siin on toodud mõned lingid, kus saab meie mängude valmistamisest videosid vaadata. Suur tänu selle eest, videote eest meie juhatajale Nataljale ja siis mõnede fotode eest Tatjanale. Aitäh kuulamast ja siis vaatame videot mängudest. Kuidas meie mängime näiteks kalapüüki ja tähestikuga küpsiseid. Võtsid oma õnged, missugused kalad teil on? Võtavad need, kelle käes on õng, kuulata. Missugune kala sul on oma? Laipuline kala. Nii, seda sina. Mis kala sul on? Kristina, on teilgi küsimusi mängude kohta? Ma tahtsin küsida, kas need küpsised, nad ei põdene pärast, te kasutate ju neid nii tihti? Ei, meie püüdsime teha nüüd väga kõvad, sellised kõvad. Oli selline kogemus, näiteks geomeetrilised mustrid on ja väga habrad. Ja ütleme lastele, et olge palun ettevaatlikult. See on lauamäng. Siis on põhjust selle uued teha. Jah. Kui projekt jätkub ka. Ja meie mängud on siin meie lasteaias siin välja tõrgitud selline raamat. Praegu on vene keeles ja varsti saab eesti keelne variant meie mängudest. Ma tahtsin küsida neid lingid, kas neid saab kuskilt võtta? No näiteks YouTube'is meil on selline meie lasteaia videokanal ja Paikseke Sillamäe. Paikseke. YouTube'is otsige palun siis. Paikseke Sillamäe. Sillamäe, ühe sõnaga.
aitäh. Kõik kokku. Aitäh teile!